Head lõõtspillimuusika sõbrad! Alustab taas populaarne televõistu mängimine Rahvalõõts 2017. On ütlemata hea meel, et te meie saate olete omaks võtnud ning armastate seda ning teie soovil 3. hooaega me alustamegi. Nagu ikka, ka 2 eelmisel aastal, nii ka seekord astub teie ette läbi selle poolaasta 18 erinevat Eesti lõõtspillimängijat. Nad on jaotunud kuude saatesse. Igas saates astub üles 3 mängijat, kes siis kõik omavahel kõigepealt mõõtu võtavad. Iga saate võitja pääseb suurejoonelisse finaalsaatesse, kui Lõõtsa pealinnas Põlvas võtavad nad omavahel mõõtu, et selgitada välja just see parimatest parim ehk Rahvalõõtsa televõistu mängimise võitja. Natukene ka reeglitest. Reeglid üldjoontes muutunud ei ole. Igal võistlejal, kes igas saates üles astuvad, on oma telefoninumber, millele helistades te saategi oma lemmikule hääle anda. Need tasulised numbrid ilmuvad iga esineja ajal ekraani servas ning need numbrid tasub meelde jätta ning hiljem nendele helistades siis oma lemmiku poolt hääletada. Hääletamine, nagu ikka, kestab täpselt nädal aega kuni järgmise saate alguseni. Hea Eesti rahvas, valik sõltub vaid teist. Nüüd aga tuletame meelde eelmise hooaja võitjat. Televaatajad, aeg ongi sealmaal, et teeme teatavaks, kes on Rahvalõõts 2016 võitja. Sain just lava taga teada, et lahti on rullunud äärmiselt dramaatiline lõpplahendus. Nimelt, esimese ja teise koha vahe oli ei rohkem ega vähem kui 1 hääl. 1 hääl. Ning see 1 hääl otsustas, et televõistu mängimise Rahvalõõts teise hooaja parimatest parim ehk publiku lemmik ehk teie head televaatajad ja teie hea publik lemmik, kõige rohkem hääli korjanud mängija täna õhtul. Ja temaks on Ainar Arula. Ning kõlagu ka Ainari mäng meile veel kord täna. Palju õnne! Ei meelesta
Daamid ja härrad, teie ees on Rahvalõõts 2016 võitja Ainar Arula. Kasvatame selle aplausi veel suuremaks. Niimoodi mängis meile eelmise hooaja võitja Ainar Arula. Nüüd aga, et natukene veel põnevust hoida, läheme esmalt ja vaatame lava taha, kus selle hooaja võistlejad ennast valmis sätivad, üksteisega kohtuvad, muljatavad, nagu ikka lõõtsamängijatel kokku saades kombeks ning, mis seal salata, ka närveerivad ilmselt. Viiestel kõige paremad piletid on järgi jäänud. Kõigemad on ära võetud, et nüüd ma siin segan neid, et oleks asi ausam, et võtame selja taga ka veel, et siis keegi ei saa midagi ütelda. Tegime sohki, et 2 piletit, vali nüüd üks nendest. Nii näitab. Esimene saade, esimene esineja. Ongi aeg juhatada sisse selle hooaja esimene võistleja, kelleks niisiis loosi tahtel osutus Ester Must Põltsamaa. Kunagi tegin koolis kontrolltööd muusikatunnis ja pidi nimetama Eesti rahvapille. Mul olid kõik pillid nimetatud õigesti, välja arvatud lõõtspill, mille asemel ma olin kirjutanud akordion. Ja siis ma arvan, et see oli märk, et ma pean seda pilli põhjalikumalt tundma õppima.
aga linnades endis aegset vaimu. Vanad tõed justkui tolmu pühib tee, millest siin räägib laul, pole aimu. Ei tunne õiget keelt ja meelt, miks küll jäänud olen siia, kus on kaotsi läinud koduhoid. Oma ratsut ei vist iia, sa kivilinna kutsun sind vaesel laval mu kallis. Mu preeria on seal, kus sa oled sa. Ei meil siin leidu kevad haljaid radu. Mõttelend näeb vaid olematuid puud. Külm teeb puhtaks pesed vihmasadu. Kuid ometigi hing on kuid. Miks küll jäänud olen siia, kus on kaotsi läinud koduhoid. Oma ratsut ei vist iia, sa kivilinna kurkauboi. Suur tänu esimesele julgele võistlejale, Estrile, ning hoiame sulle pöialt. Nüüd läheme aga taas lava taha ning vaatame, kuidas võistlejad ennast seal valmis sätivad. Siin on kaardid. Ma segan segamini laua peale. Nii, võtta palun üks kaart. Iga noos võidab. No nii. Esimene saade, teine esineja. Järjekord on jõudnud teise võistlejani. Teie ees on Ülar Saarniit Võrumaalt.
on selline, et kutsuti siis lõtsapilli mängule. No tuldi järgi muidugi ja võtsin akordioni, kitarri panin peale ära, auto peale. Ja et juba hakkasime sõitma ja läksime juba poole tee peale vastu jõudnud, aga mis mahe ei oli lõtspill. Akordion, kitarr sai, aga lõtspill jäi, kohvriga jäi koridori. No selline lugu. Mets mühiseb ja käegu kukub raud, aas haljendab ja linde tõitsvad seal. Näin kiigutab, seal oma võimsad pead. Mets mühiseb ja käegu kukub raud, aas haljendab ja lilled õitsvad seal. Näin kiigutab seal oma võimsad pead. On meelest all need kauged mälestusad. Suur tänu ka Ülarile ning sullegi hoiame kõik pöialt. Nüüd läheme taas pildiga lava taha ning vaatame, kuidas võistlejad ennast valmis setivad ning kuidas nad ka loosi tõmbavad, sest just nimelt loosi tahtel on need 18 mängijat läbi hooaja võistlussaadetesse jaotatud. Nii, siin on kaartid. Iga loos võidab, segan. Nii palju on järgijad neid. Siin on 2 tükki. Nii, vali endale üks. Ja näitame. Esimene saade, 3. esineja. Ning 3. tänases saates astub teie ette juba eelmisest hooajastki tuntud Sirli Aia Tartust.
Ühel laupäeva õhtul oli vaja minna ühele juubelile. Ja juubelile minnes nägin kurvi peal rääkimas 2 kassi. Üks kass oli 4 käpaga, teine kass oli 3 käpaga. Pidasin siis kinni ja vaatasin, mis nõu nad seal peavad. Kuulsin, et 4-käpaline kass ütles 3-käpalisele. Kuule kass, et seal toimub juubel, et lähme sinna, seal pakutakse head ja paremat. 3-käpaline kass lõi 1 käpaga, ütles 4-käpalisele. Ei lähe sinna, lähme parem kombinaati, mul on seal juba käpp sees. Sind armastan, ootan mil sind näha saan. Kuigi sinu mammale sugugi ei meeldi see. Suhkrutükk, mis ma teen, kas ma sinu ära söön või ma ainult suudlen sind, et sa armastaksid mind ja koju meile ja papa mamma meid ei näe ja koju meile ja papa mamma meid ei näe. Las kõik teised vaadata, kui sa tantsid minuga. Suhkrutükk mul oled ju, magusam kui miski muu. Möödub päev ja möödub kuu, suhkrutükk mul ikka truu ja koju meile ja papa mamma meid ei näe ja koju meile ja papa mamma meid ei näe. Suur tänu ka Sirlile ning loomulikult soovime sullegi palju edu. Sellega on esimese võistlussaate kõik võistlejad nähtud ning aeg on anda otsustamine teie kätte, head televaatajad. Nagu mäletate, oli iga võistleja esinemise ajal ekraanil üks telefoninumber, millele helistades te saategi oma lemmikule hääle anda. Igaks juhuks mainin, et need telefoninumbrid on tasulised ning ühe kõne hind on 50 senti. Helistada ehk hääletada võib ühe mängija või ka mitme mängija poolt nii mitu korda, kui teie süda ihaldab. Ning hääletamine kestab täpselt nädal aega kuni järgmise Rahvalõõtsa saate alguseni. Meie saade on ka järelvaadatav internetis aadressil www.tallinnatv.eu Rahvalõõts 2017. Soovin aga teile mõnusat laupäeva õhtu jätku ning kohtumiseni peatselt ikka laupäeva õhtul Lõõtsal.